tema on Kristel ja tema on Marko. Nagu ikka tulevad uued ideed ja lahendused siis, kui midagi on puudu või miski on puudulik. Nii jõudis ka Testlio idee Kristelile läbi oma enda kogemuse testijana. Idee luua oma testimisettevõte tulenes suuresti Kristeli frustratsioonist vabakutselistele testijatele mõeldud platvormide kasutamisel, kus puudus tugi, koostöö ja testijatele tasuti leitud vigade arvu põhjal, mitte testimiskvaliteedi alusel. Frustratsiooni lahendamiseks hakkas Kristel otsima paremat testijate platvormi. Kuid otsingute käigus jõudis ta hoopiski häkatonile. Meeskond võitis võistluse ja sai rahastuse, millest saigi alguse Testlio teekond. Testlios töötab tänaseks põhikohaga 170 inimest 26 riigist. Lisaks tuhandeid testijaid üle maakera, kes Testlio platvormil on kokku kogutud. Kui rääkida Kristeli ja Marko väärtustest ja maailmavaatest, siis just Testlio on see, mis seda peegeldab. Kristeli ja Marko eesmärk on läbi Testlios oleva võrgustiku anda võimalus igas maailmanurgas elavale inimesele, kellel ei ole töö nii kergesti kättesaadav. Samuti on loodud ka koolituskeskus, kus testijateks koolitatakse inimesi, kelle riikides pole lootustki heaks töökohaks või hariduseks. Kõige olulisemaks oskuseks juhil on osata kuulata ja olla kannatlik. Testlios motiveeritakse töötajaid läbi inimese väärtustamise, et oleks üleüldine suurem eesmärk, milles kõik saavad osaleda. Inspiratsiooni ja jõudu edasiliikumiseks saavad Kristel ja Marko igalt poolt. Inimestest, loodusest, edulugudest, põrumistest. Marko ja Kristel oma eraelu ja tööelu ühes hoidmises probleeme ei näe. Nende jaoks on nad üksteisele parimad co-founderid läbi aja.